Tere tulemast tagasi! Täna näitame teile Gyeon Glassi ja siis Gyeoni Glass Wipe'i. Kaks toodet, mis tegelikult tunduvad suhteliselt lihtsalt kasutada, aga neil on paar oma sihukest näpunäidet, mida peaks jälgima. Et lähme siin kohe autoklaasi kallale, siis näed juba lähemalt. Nii, nüüd siis natuke lähemalt, et kuidas neid tooteid koos kasutada. Alustuseks siis võtadki selle sama ühe siis Glass Wipe'i ja teed ta põhimõtteliselt täiesti märjaks. Mitte otseselt, ta ei pea päris tilkuma, aga siin siis nagu otseselt tootega kokku ei pea hoidma. Et lasedki ta ikka siin üsna julgelt märjaks. Siin võib panna ka laiema selle piserduse peale. Siin see põhimõte on siis see, et sa ühe lapiga pesed selle klaasi läbi ja võtad kõrvale teise samasuguse kuiva Glass Wipe'i lapi ja sellega siis kuivatad selle klaasi ära. Et paljud teevad ühe lapiga ja siis on lihtsalt oht, et jäävad mingid jutid, eriti kui seespool teed. Praegu väljast ma olen suht kindel, et see lapp tuleb siit üsna mustana tagasi, sest et auto tegelikult väljast puhas ei ole. Jah, siit on juba näha päris hästi, et klaas tegelikult oli suht must. Ja võt siis siit kuivatame järgi või just kui osad armastavad öelda selle kohta, et poleerime selle klaasi järgi siis, et siit saab ilusti kõik mustuse kätte, et praegu juba võrrelda, et kui tehagi ainult ühe lapiga, siis see näitab ära, et kui palju seda mustust tegelikult sinna veel jäi. Ja ma usun, et kui nüüd siit veel selle kolmanda poolega üle käia, siis tuleb siit kindlasti midagi veel, aga jah, juba oluliselt vähem, et siit on hästi-hästi õrnad hallikas. Ja sama tegelikult kehtib ka siis, kui seespoolt teha. Seespoolt on see isegi olulisem. Kui näiteks auto peaks olema nüüd väljast ilusti pestud, siis väljast need klaasid on puhtad, aga sisse ju näiteks survepesuriga ei lähe. Kindlasti siis lapp ümber pöörata. Mina isiklikult foldingida niimoodi neljaks, siis saab teda igapidi see pöörata. Ja uuesti siis märg lapp, teine pool ka üsna märjaks lasta ja tehagi kõik need kõik nurgad ja nii palju kui vähegi saab. Ei ole ka paha, kui teha pärast klaas natukene lasta allapoole, et saab siit ka selle ääre ilusti puhtaks tehtud. Et praegu võtid auto selle, praegu ei hakka laskma. Et äär on tihti ka eriti, kuna ta on siin tihend all, siis seda väga tihti ei puhastata, ehk siis see üsna mustaks. Ja siit siis saab jälle tagantjärele ära kuivatada. Siit on juba natuke ära kuivanud. Sellel autol need tihendid on ka üsna mustad nagu näha. Et klaas ise võib-olla ei olnudki väga must, hästi õrnalt on siin mingit sihukest tumedamat laiku näha, aga tihendid on need, mis sellel autol on natuke mustemad. Võib ühe tiiru veel teha siin sellele klaasile. Ja miks mina lasen lapi peale seda klaasi vahendit on sellepärast, et üldiselt sihuke hea asi, mida meeles pidada on see, et autos sees väga palju igasugu kemikaale mitte pritsida, sest oletame, et teed näiteks plastikuid siit samast ukse pealt puhtaks ja pritsid plastikuainet siis ukse plastikule ja ta laseb seda ka klaasi peale ja kuna ta ei ole klaasipuhastuseks mõeldud, siis ta jätab sihukese rasvase kihi siia. Isegi kui sa käitsid lapi küle, ta ikkagi jääb sihuke rasvane ja kriimuline. Ehk siis tegelikult ikkagi, kui vähegi võimalik lasta autost väljaspool lapi peale mingisugust kemikaali või siis autos näiteks suunata kuhugi maha ja lasta üsna ettevaatlikult, et kuhugi teistel pindade peale ei lähe mingit toodet. Aga ega siin väga palju rohkem midagi rääkida ei ole. Üsna sihuke kerge väike nipp, aga kindlasti tõmbab oluliselt seda peavalu vähemaks. Eriti suur asi on see esiklaasidel. Kui teha esiklaasi ainult ühe lapiga, siis on suhteliselt kindel, et siin mingid jutid jäävad. Ja esiklaasi teha ka ühes tükis. Saangi tegelikult kohe ette näidata. Nii, ja näitan siis ka ette, kuidas esiklaasi puhastada. Et esiklaas on sihuke üsna tüütu asi, mida puhastada. Tihti tehakse nii, et hakatakse siit poole pealt, siis minnakse teisel pool ja tehakse teine pool. Aga siis on oht, et siia keskele võib jääda mingi sihuke veider jutt või kuhugi kummalegi poole äärde. Mis ma isiklikult teen on, võtan jälle ühe lapi, lasen ta autost väljaspool üsna märjaks. Teise lapiga siis jälle hakkan kuivatama, aga võtad kuidagi sihukese, lähed nii istmeäärde kui saad, et ulatuksid kogu esiklaasi korraga teha. Ehk siis see põhimõte ongi selles, et sa esiklaasi võtad ühe suure tükina ette ja teed ära.
ta on korralik siuke võimlemine mõnel autol, siin autol isegi ei ole väga hullu ja lihtsalt pesete korralikult läbi. Kuna esiklaasi tihti ei viitsita puhastada või siis puhastatakse näiteks ainult siit see juhi vaateväli. Siin lapil arvatavasti kaamera praegu ei näe, aga ta on üsna hallikas siukene. Ja nüüd siis teine lapp jälle puhas pool ja kuivatad ära. Et kuna tihti puhastatakse ainult mingi väike osa, mis võib-olla häirib, siis see esiklaas võib olla väga must. Eriti kui autos näiteks tehakse e-sigaretti või suitsetatakse, et siis on üldiselt kõik klaasid mustad. Et aga siin praegu ongi, kuivatame ta ilusti ära. Juba tegelikult on lapiga tunda ka, kuidas klaas on libedam. Ehk siis paistab, et oleme päris hästi hakkama saanud. Ja peaks olema suht okei. Seesama klaasi vahendiga, siit teine pool on meil natuke niiske, võib käia tegelikult üle ka igasugu peeglid ja asjad. Sellega tasuks natuke ettevaatlik olla. Osadel autodel on siuksest kõvemast plastikust need speedomeetri blokid ja asjad, siis neid võib ka teha, aga näiteks BMW-del on ta siuke satiinkattega või siuke mattkattega plastik, et seal peab hästi ettevaatlik olema. See vahend peaks sobima sinna, aga jällegi lapi koha pealt peab olema väga-väga ettevaatlik, et ta on ilusti puhas ikka, sest sinna, kui mingi kriimud tekivad, siis osade plastikutest saab seda maha poleerida, aga seal ei ole sellega midagi teha, need kriimud jäävadki sinna. Vähemalt mina isiklikult ei tea, et seal oleks võimalik seda kuidagi enam hiljem parandada justkui. Aga võt, nüüd on näpunäited olemas. Glassi ja Glasswipe'i leiate ikka Autotšoi lehelt ja varsti näete veel siukseid väikseid huvitavaid näpunäiteid, kuidas mingeid tooteid kasutada ja kuidas need tooted rohkem enda kasuks tööle panna. Et jah, minge vaadake järgi Autotšoi YouTube ja Autotšoi koduleht.